tere, mina olen Linda Koppel, praeguse nimega Linda Soans. Mina saabusin siia majja tööle aastal 1959 ja see klassiruum oli minu esimene klassiruum, kus ma tööle tulin. Siin alustas õpinguid tol ajal 2. klass ja mina sain 2. klassi juhatajaks. Mul on ees siin üks foto õpilastest, kes tol ajal õppisid selles klassis. Raivo Heinaru, kes oli ka pikka aega Kohila keskkooli direktor. Siin on selles klassis on õppinud veel Tõnis Randala, sportlane. Nii, keda veel meenutan, tolleaegse arstipoeg Jaak Abel, Ilmar Soots, kes oli muusikaõpetaja siin koolis. Mõned nimed mul on ära ununenud, aga siin pildil on ka Erika Palts, kes elab praegugi Kohilas. Ja siin on veel palju tolleaegseid noori. Otto Terno oli tol ajal kooli direktor. Ja ma tean, et Raplas olid nõupidamised ja nii nagu ikka õpetajatele sügistel, siis astus minu juurde üks väärikas noor härra, tutvustas, et tema on Kohila kooli direktor, see oli Otto Terno ja ütles, kas teie olete Linda Koppel? Mina ütlesin jaa, siis te tulete Kohilasse tööle. Mina ütlesin, ei, mina olen juba Raikkülasse oma asjad viinud. Ta ütles, ei, meilt lahkus õpetaja ja te tulete meile tööle. Ja nii ma siia Kohilasse sattusingi 1959. aasta sügisel. Siin trepil juhtus väga tore lugu. Otto Terno oli ju siin koolis direktor ja temal oli väikene poeg, Andres, ta võis olla niisugune 3-4-aastane. Mina tahtsin siit trepist üles tulla ja Andres astus mulle vastu, küsis, kes sina siin oled? Ja mina ütlesin talle, mina olen siin majas õpetaja, siis ta astus kõrvale. Tol ajal oli selles ruumis õpetajate tuba ja direktoriks oli Otto Terno siin majas. Ma nii mäletan, kuidas tema õpetas noort õpetajat ja noori õpetajaid tööd tegema, mitte kurja sõnaga, vaid heaga eeskujuga. Ja mul on siiani meeles need toredad sõnad, mis ta alati ütles, kui ta jälgis õpetajaid. Ta ei öelnud kunagi avalikult midagi paha. Võib-olla ainult sosistas kõrva, et tee teisiti teinekord. Selles ruumis asus tol ajal direktori korter ja ma arvan, et see pliit on isegi sellest ajast siin alles veel. Kui siin oli kool, õpilaste garderoob, sealt uksest sisse ei käidud, õpilaste riided olid siin, anti siit avast ära. Siin olid suured pikad pingid, kui nad olid ära andnud oma riided, siis nad istusid nendele pinkidele ja nad ei tohtinud enne üles minna, kui korrapidaja õpetaja sealt ülevalt vaatas ja ütles, et nüüd võib tulla üles, sellepärast et osa õpilasi võib-olla oli juba tunnis ja teise 2. Nii et õpilased
istusid siin pinkidel ja tulid sealt otsa uksest sisse. Köök oli siin ja siin asus kooliköök. Minu meelest üks kokatädi oli. Jah, lapsed aitasid ka koristada, nõusid ära kindlasti ja lauale panna ja siin oli söögituba. Siin oli pikk laud ja lauad sees ja siin oli söögituba. See on päris kelder. Kohe niisugune mis siin on? Kas need on need kõik, mis siin nende keraamika, need sümpoosiumid on ja need tehakse? Vaata, mina olen iga aastal käinud ka neid vaatamas. Sellel aastal ma ei käinud, ma ei tea, mis mul oli, et ma ei saanud. Alati ma olen lõpetamist käinud vaatamas. Vau! Issand jumal. See on juba midagi. Nii et aga vanasti olid siin kartulikotid võib-olla siis... Võib-olla küll, jah, ma ei mäleta. Porgandid ja kaalikad. Jah, kui Saarna seda teab, võib-olla tõesti, et olid sellepärast, et see puudutanud nagu mind ja ma sellepärast ei tea.